Terekest, tore teid jälle näha. Ma olen veel täiesti elus ja mul läheb okeilt. Pole pikka aega videot teinud teile. Mul ei ole väga head vabandust. Tegelikult on hea vabandus. See on see, et mul on väga kiire. Ja. Ma ei hakka nüüd sügavustesse laskuma, aga ma käin ülikoolis siin ja käin tööl täiskohaga ja väga palju aega mul ei ole. Täna on vaba päev üle pika aja. Ausalt öeldes ma ei oska enam neid videosid nagu teha. Ma ei oska enam isegi rääkida. Mul on imelik nagu kaamerasse vaadata ja rääkida. Aga ma ei tea, ma nagu tahtsin mingisuguse video siia teha ja ma olen tahtnud seda videot teha juba pikka aega. Sellepärast, et see teema on mulle väga südamelähedane, kui nii võib öelda. Ja ma tahan lihtsalt sellest teemast rääkida. Ei oodata selle video monteerimist, sest et ilmselt ma viskan oma läpaka aknast välja. Ühesõnaga ma säutsusin Twitteris. Ma ei oska rääkida. Ühesõnaga ma säutsusin Twitteris eile üle pika aja. Ja ma rääkisin seal oma säutsus, kuidas siis mul oli näonahaga probleeme. Ja ma tahtsin sellel teemal rääkida ja kuidas ma ennast terveks ravisin ja üldse kuidas see experience mind mõjutas. Sest et ma tean, et paljud inimesed võitlevad aknega, mitte just siis ainult teismeeas, vaid ka siis nagu kui nad on juba suured inimesed. Ühesõnaga ma siis tweetisin Twitteris eile öösel 2 pilti endast, mis on tehtud mingi pooleaastase vahega. Ma täpselt ei ole arvutanud välja neid kuid. Aga põhimõtteliselt umbes aasta tagasi mul lihtsalt järsku tekkisid näonahaga suured probleemid. Ja see tekitas mulle nii palju stressi ja nii palju masendust, et ma tahtsin sellest lihtsalt rääkida. Minu kogemusest ja kuidas ma sellest lahti sain ja kuidas te võiksite võib-olla abi saada, kui teil on samasugused probleemid. Kui sul sellest videost midagi võtta ei ole, kui sul ei ole nahaga probleeme, siis sind on kõik jumalad õnnistanud. Okay? Sa peaksid olema väga õnnelik selle üle, sest et ma ei sooviks seda isegi oma kõige hullemale vaenlasele. Aga ma arvan, et sul on ka sellest videost midagi õppida, sest et ma tahan sulle öelda, mis mind häirib kõige rohkem selle kogemuse juures, akne kogemuse juures, on teised inimesed ja kuidas nad minimaliseerivad sinu probleeme. Inimesed ütlevad sulle, et väline ilu ei loe, et miks sa ainult oma edevuse pärast muretsed ja küll sul sisemist ilu on piisavalt, et ära muretse selle pärast. Küll pulmudeks paraneb ära, teistel inimestel on palju suuremad probleemid elus ja et küll sa sellest kunagi välja kasvad ja et see ei ole kõige suurem probleem maailmas. Aga kui see probleem mind häirib nii palju, et ma ei saa uksest välja minna kodust, siis ma arvan, et minu maailmas ei ole suuremat probleemi. Ja see ei ole üldse kena, kui keegi tuleb ütleb sulle, et sinu probleem ei loe või et see ei ole midagi. Minu jaoks see oli kohutav põhimõtteliselt. Ma tundsin ennast nii halvasti. Ma ei ole väga tugev inimene. Selles mõttes, et ma ei ole kunagi väga enesekindel olnud. Ja kui mul oli see väga halb näonahk, siis ausalt öeldes ma ei tahtnud kodust välja minna, ma ei tahtnud sõpradega enam hängida, ma lihtsalt käisin tööl, läksin koju. Ma tundsin ennast kogu aeg halvasti.
tööl, ma ei tahtnud inimestele näkku vaadata, ma läksin töölt välja, läksin poodi, ei tahtnud inimestele näkku vaadata. Ei tahtnud kellegiga rääkida. Läksin koju, vaatasin peeglisse ajas nutma. See võttis küll kaua aega, et sellest lahti saada, aga kui mul see ikka veel oleks, ma ei tea, ma tunnen ennast lihtsalt nii palju paremini, mul on julgust, mul on enesekindlust, ma saan jälle väljas käia, ma saan asju teha tavalise inimese moodi. Kuidas see kõik siis algas? Ma tean, et mul noorena oli ka palju punne või mitte nii palju, oleneb. Mul oli nagu periooditi. 5. klass võib-olla tulid mingisugused pimplid here and there. Aga see ei olnud midagi suurt, sest kõigil oli. Siis mõtlesin, et noh, mis see ikka läheb ära on ju. 15-aastaselt, 16-aastaselt siis kolisin Soome. Siis kui me Soome kolisime, siis mul tuli näkku nagu hullult pimpleid. Ega see ei olnud ka nii halvasti kui nüüd viimane kord. Ja nagu keegi siis mulle ei öelnud ka, et mine arsti juurde või otsi abi. Ma ka siis ise arvasin, et noh, et ma olen 16, see on normaalne, kõigil on, et ma pean lihtsalt praegu selle käes vaevlema, et küll see üle läheb, kui ma täiskasvanuks saan. Et siis ma võtsin ohjad enda kätte selles vanuses ja tellisin endale Ameerikast acne.org leheküljelt mingisugused tooted. Suht sarnased nendele, mis ma praegu kasutan. Ja ausalt öeldes need tegid mul näo suht korda. Mingi 3 kuu jooksul või nii. Mul ei ole nagu kunagi olnud täiesti sile nahk, täiesti perfektne nahk. Aga samas ei ole ka nagu halb olnud periooditi. See on täiesti normaalne olnud. Et ma ei tea siis nagu millest, kas on siis nagu stressist mul olnud, hormoonidest või... Aga ühesõnaga ma sain sellest siis lahti tol ajal. Ma ei olnud nagu väga enesekindel endas kunagi. Mulle ikka meeldis nagu meiki kanda, sest mulle tundus, et mu näo nagu tekstuur ei olnud kõige parem, et mul oli nagu natuke nagu punane nahk ja mulle ei meeldinud see väga. Ja sellepärast ma üritasin nagu pilte otsida nendest aegadest. Aga esiteks, mu kõvaketas lihtsalt andis alla. Ei tööta enam. Ja kõik teised pildid, mis ma leidsin, mul lihtsalt on meik peal igal pildi peal. Sellepärast, et mul ei ole kunagi meeldinud ilma meigita pilti teha. Jõuame siia punkti, kus ma kolisin Inglismaale 1,5 aastat tagasi. Mu nägu oli suht normaalne. Ma võin siia pildi panna kuskile. Ma ei tea, kas ma leian ilma meigita pilti, aga kui te näete, siis nii hästi ma mäletan, siis mu nägu oli suht normaalne. Paar korda kuus võib-olla sain sellise punase pimpli kuskile. No big deal. Aga minu probleemiks olid siis nagu sellised väiksed nahaalused punnid, mida väga näha ei olnud. Need ei olnud punased, need lihtsalt olid seal, ei valutanud ega midagi, lihtsalt nagu sellised väiksed nagu ummistunud poorid. Ja siis mingi aeg ma mõtlesin, et tahaks nendest lahti saada. Siis ma tellisin endale terve kollektsiooni The Ordinary tooteid. Ja siis ma hakkasin neid proovima ja tegin igast trikke ja tegin oma nagu skincare rutiini iga päev, iga morning, iga night. Täiesti hakkasin oma näonaha eest väga hästi hoolitsema ja ma nägin tulemusi. Siin on pilt. Ma olin nagu väga nagu elevil, et ma saan oma naha viimaks perfektseks. Aga siis ma leidsin endale töökoha ja peakokana töötamine siis köögis. Ühesõnaga siis mul on toiduaurud kogu aeg näos, mingid õlid ja rasvad näos. Ma ei tea siis, kas see nagu aitas sellele halvenemisele kaasa. Peale seal tööle hakkamist mul läks nahk pekki. See oli nagu natuke veede sellepärast, et see juhtus nii ruttu. Nagu kõigepealt mulle tulid sellised väiksed nagu punnid näkku, mida ei olnud
nii hästi näha, kui sa kaugelt vaatasid, need ei olnud nagu punased. Need olid lihtsalt nagu, nägid välja nagu nahaalused punnid, mis mul varem olid olnud, aga nagu teistsugused. Ja kusjuures ma mõtlesin esialgselt, kuna see tuli mul just siia lõuapiirkonda kõigepealt, siis ma mõtlesin, et äkki see on nagu perioral dermatitis, sest mul kunagi oli selline nahaprobleem ka. Ja mul on igasuguseid toredaid asju olnud näha. Siis ma läksin arsti juurde. Ma rääkisin oma arstile siis enda sümptomitest. Näiteks nagu sellest, et ma olin väsinud, mul juuksed langesid välja, päevad ei olnud regulaarsed. Ma isegi ei mäleta kõiki. Igatahes ma kirjutasin terve listi valmis enne, kui ma sinna läksin ja rääkisin neile kõik ära. Siis arst oli nagu, okei, me teeme sulle paar vereproovi, et vaatame, et mis sul äkki saame verest teada, mis seda tekitab. Mingisugune konditsioon. Vereproovid tulid tagasi. Kõik oli põhimõtteliselt normaalne peale selle, et meessugu hormooni oli kehas liiga palju. Ja midagi kilpnäärme numbrites oli ka valesti. Ja siis nad mõtlesid, et teeme ühe proovi veel. Aga siis kilpnääre tuli normaalsena tagasi. Aga ikkagi meessugu hormooni oli liiga palju. Ja siis mu arst mõtles, et maybe sul on PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome siis. Ja siis ta saatis mind ultrahelisse. Ultrahelis käisin ja tuligi välja, et mul on PCOS. Ma ei hakka sellest siis rohkem rääkima, aga põhimõtteliselt see on selline sündroom, kus hormoonid ei ole balanssis su kehas ja see tekitab siis selliseid sümptomeid erinevaid nagu akne just lõuapiirkonnas. Teate küll, meestel kasvab siin habe, mul on liiga palju meessugu hormooni, akne tuleb siia, juuste väljalangemine. Igatahes see ei ole ravitav, aga sa lihtsalt nagu tegeled nende sümptomitega. Sümptomite leevendamiseks arst kirjutas mulle välja beebipillid, kombinatsiooni beebipillid, mida ma siis võtan iga päev. Olen võtnud umbes peaaegu aasta aega varsti vähem. Ja siis need aitavad siis mulle reguleerida mu hormoone, et alandavad siis seda meessugu hormooni. Mu arst kirjutas mulle antibiootikumid ka välja. 6 kuud võtsin neid iga päev. Ja ma nägin erinevust umbes 2. kuul, et see hakkas nagu taanduma. Nagu näitasin teile, siis kõigepealt need olid sellised nagu nahaalused punnid. Aga siis aja möödudes see läks hullemaks. Ja need nagu punnid nagu tulid naha peale ja need läksid punaseks ja valusaks. Oi, kui valus mul oli nagu pesta. See oli nii valus. Jah, et enne parandamist see kõik läks hullemaks. Kõik need väiksed punnid, mida te nägite seal pildi peal, mis mul oli näo peal, need kõik tulid niimoodi välja ja läksid suureks ja punaseks ja valusaks ja need võtsid väga kaua aega, et paraneda. Ma sain aknast vabaks võib-olla 4 kuud tagasi, ma tahan öelda, või 5 või nii. Ja mul on ikka veel sellised roosad täpid näo peal, et need võtavad väga kaua aega, et paraneda. Ja isegi kui te vaatate nagu pilti mu näost, siis te vaatate, et aga tal on ikka veel punni näos. Need on armid. Ja need võtavad väga kaua aega, et ära minna. Ehk siis ma hakkasin beebipille võtma, ma hakkasin antibiootikume võtma. Ja siis ma ostsin endale ise jälle näohooldustooteid uusi, mida proovida. Ja kuna ma teadsin, et see benzoyl peroxide töötas mul ühe korra, kui ma olin noorem, siis ma mõtlesin, et ma ostan seda veel. Vaatan, kas toimib uuesti, sest et see on väga hea selline koostisosa, mis nagu leevendab põletikku näos ja tapab baktereid ja nagu koorib su nahka. Ja siis ma leidsin sellise brändi nagu Paula's Choice, siis ma võtsin selle benzoyl peroxide geeli ja võtsin ühe sellise salicylic acid cleanseri. Ja siis ma hakkasin neid kasutama iga hommik, iga õhtu. Ja oi, kui kuivaks läks nägu.
ja mina olen selline inimene, kes läheb kohe nagu ekstreemsusesse. Mõned inimesed, kui nad sellise tugeva nagu näohooldustoote võtavad, nad hakkavad nagu aeglaselt kasutama, et nädalas korra, siis nagu nädalas 2 korda nii. Ei, mina iga õhtu, iga hommik, sest et ma tahtsin tulemusi näha. Mul oli nagu nii kõrini sellest, milline ma välja nägin, kui halvasti ma ennast kogu aeg tundsin, nii et ma võtsin selle näokuivuse any day, et ma saaksin sellest ruttu lahti. Ja oi, kui valus see oli. Okei. Lisaks sellele, et mul need punid olid nii valusad näos, mul oli nüüd nagu nii kuiv. Ja ainukene niisutav kreem, mis mind aitas, oli see. Ma proovisin väga paljusid, ma proovisin CeraVe'd. Ma proovisin selle La Roche-Posay brändi mingid teisi tooteid ka, aga see Pantenooli kaitses mind kõige paremini, nii et kui sul on vaja. Ma lihtsalt mäletan, kui ma läksin tööle, mul oli nägu nii kuiv, et mul oli nagu, ma ei saanud naerda ka ilma, et mul nagu imelik selline kiskuv tunne oleks. Ja siis ma pidin mingi iga 10 minuti tagant kreemi näkku panema. Good times. Aga siis mu nägu nagu harjus sellega ära. Ja nüüd ma saan seda nagu vabalt kasutada iga päev. Sa pead aega andma nendele kõikidele toodetele vähemalt 1 kuu aega, enne kui sa näed mingit erinevust, midagi ei juhtu üleöö näohooldustoodetega. Ma tean, et kui sul on näonahaga probleeme, siis sa ootad mingit üleöö fiksi, mis teeks kõik korda. Sellist asja ei ole. Kui sa just ei lähe nahaarsti juurde, kes sulle siis näkku süstib seda. Siis mu nägu harjus ära, see hakkas paranema, ma kasutasin neid asju iga päev. Ma üritasin oma näohooldusrutiini nagu... Ma ei saa videot teha, ma ei oska rääkida. Simple. Mis on simple eesti keeles? Simple. Lihtne. Ma üritasin oma näohooldussüsteemi lihtsana hoida, sest ma ei tahtnud, et mul midagi hullemaks läheks, sellepärast et ma liiga palju uusi asju proovin. Et seda võib ka juhtuda. Nii et ma kasutasin põhimõtteliselt 3 erinevat asja iga päev. Et ma panin kõik oma The Ordinary asjad, panin siis kapi peale seisma. Ma ütlesin, et not now. Et kui ma nagu oma näo korda saan, siis ma jälle nahasen nende juurde. Ja nüüd mu nägu näeb välja selline. Ma täna panin küll meiki peale sellepärast, et tahtsin natuke fancy olla. Ja mulle ei meeldi väga videosid tagasi vaadata, kus ma ei ole ennast korda teinud. Võib-olla see on lihtsalt mina. Sest nagu te näete, siis mul oli kunagi väga palju videosid sellel kanalil, aga siis ma läksin nagu tagasi nende juurde ja vaatasin neid ja ma olin nagu ma ei taha, et see siin oleks, panen nii välja. Nii et see, ma selle meigi peale panin on lihtsalt sellepärast, et sellel videol oleks suurem šanss siin üleval püsida põhimõtteliselt. Ma kannan oma näonaha eest nüüd väga palju rohkem hoolt. Ma olen väga palju õppinud selle kohta nüüd YouTube'i ülikoolist, et kuidas ja mida teha, et näonahk püsiks heana, kuidas ennetada, mitte just ainult ravida neid konditsioone. Ja mulle meeldiks väga teha videot, kus ma näitan kõiki neid tooteid, mis ma enda näo peal kasutan. Nii et kui te tahate seda näha, siis andke mulle teada. Ilmselt see ei tule varem kui 2 aasta pärast. Kui te vaevlete praegu nahahaiguse käes, milleks on ka akne, siis minu kõige suurem soovitus on minge arsti juurde. Punkt. Ma tean, et internetis on nagu väga head informatsiooni ja minul on ka väga head informatsiooni jagada teiega. Aga kõige tähtsam on see, et te lähete arsti juurde ja et arst diagnoosib teid ja annab teile nõu, sest et iga nahahaigus on erinev. Mul tulenes see ilmselt siis minu sellest polycystic ovarian syndrome'ist. Ja kui sa oled meessoost, siis muidugi sul seda olla ei saa, sest et sul ei ole munasarju. Siin Inglismaal võtavad asjad väga kaua aega.
ma läksin arsti juurde ja nad ütlesid, et teeme sulle vereproovi. Läksin, siis sain sinna vereproovi minna mingi 4 nädalat hiljem. Tulemused tulid mingi 2 nädalat hiljem, siis nad ütlesid, et oi, me tahame veel ühe vereproovi teha. Tule 4 nädala pärast, siis ma läksin jälle sinna, siis nad ütlesid, et okei. Ja me saame siin panna selle antibiootikumi peale. Aga me tahame veel uurida, me saadame su ultrahelisse. Siis sinna läksin mingi 6 aja pärast, okei. Pikk protsess. Ma soovin, et see oleks rutem. Ja ausalt öeldes vahest mulle tundub, või vahest inimestele tundub, et miks ma lähen sinna arsti juurde, et ma saan internetis selle informatsiooni palju rutem teada. Aga iga case on nagu erinev. Ja sul võib olla täiesti midagi muud näos või kus iganes. See probleem, mis mul oli arsti vastuvõttudega, kui kaua võttis see kogu protsess aega, et mind diagnoositi. See pani mind täiesti vaatama nagu erakliinikutesse. Kui te teate sellist ravimit nagu Accutane, ma olin täiesti nõus nagu sellest maksma 1200 naela, et sellest lahti saada, mis mul oli näos. Ma olin täiesti lebolt, ma olin nagu no problem, nagu võtan laenu, saan näha korda, maksan selle aasta jooksul tagasi. 1200 naela lihtsalt selleks, et mul enam aknet ei oleks. Ma olin valmis nagu sellisesse kaugustesse minema. Ma olin nagu nii meelehitel. Isegi kurb on mõelda selle peale. Muidugi olukorda ei teinud paremaks see ka, et kui ma lähen tööle on ju, ja siis töökaaslased kommenteerivad mu nägu. Ma mäletan nii selgelt, ma istusin väljas ja siis mu töökaaslane, mu kolleeg tuli minu kõrvale ja vaatas mu nägu ja ütles, it looks so weird. There's so much of it. Ja siis teine naine, kellega ma seal töötasin, tema ka mulle ütles üks päev, et it's getting so bad. You should try this Indian medicine. Ayurvediku meditsiini. Ma ei tea, ütles mulle, et pane mingi seda näkku. Ja mind nii ajab raevu, kui inimesed, kellel ei ole olnud sarnast probleemi, hakkavad sulle soovitama mingit jama. Okei. Teine asi on, kui inimene, kellel on olnud sama probleem, soovitab mulle midagi. Okei. Ma saan aru, et see tuleb heast kohast, nad on vaevlenud sama asjaga, nad tahavad, et mul läheks paremini. Neile töötas mingi asi, okei, ma tean, et nad ei ole arst, ma võin seda kuulda võtta, aga see ilmselt ei tööta 100% minu peal. Aga kui keegi, kellel ei ole olnud mitte mingit probleemi, sellist nagu minul on, tuleb mulle ütlema, et peaksin mingit asja proovima. Don't do that. Ja ma tahaksin veel kord korrata, kui sul on akne või mingisugune muu nahaprobleem, palun mine arsti juurde, saa abi. Sa ei pea sellega vaevlema igavesti. Mul oli nägu nii halvas olukorras, kui sul on parem. Good for you, nagu sa saad abi. Kui sul on halvem, võib-olla võib rohkem aega võtta, aga there's light at the end of the tunnel, I promise. Ja ma ei taha, et keegi mõtleks, et ma väärin seda, ma olen nii halb inimene, nagu saatus saatis mulle, universum saatis mulle selle akne ja nüüd ma lihtsalt pean sellega elama. Ei pea, okei? Te ei pea elama ja vaevlema ja ennast vihkama kogu elu. Ja ärge lihtsalt istuge seal ja mõelge, et küll see kunagi ära läheb, et annan sellele natuke aega. Nagu minu puhul ja mina tahtsin nagu kohe sellest lahti saada, ma hakkasin kohe tegutsema ja ma otsisin kohe abi, et mis juhtus, mul on ikkagi sellest armid näos. Juba pool aastat ma võitlen nendega, eks ole. Ja mõtle siis selle peale, kui sa juba aastaid lükkad seda nagu edasi abi otsimist, siis see
su näonahale väga halvasti mõjuda. Isegi kui sa sellest lõppude lõpuks jagu saad, siis võib-olla armidest ei saa enam kunagi. Ma ei teagi, mida öelda rohkem. Olge siis tolerantsed ja olge inimeste vastu head. Ja ärge tehke nõmedaid kommentaare, sest need mõjuvad väga halvasti mõndale inimestele. Nagu mulle. Ja sellepärast ma videosid ei postitanudki. Okay? Nii et kui te tahate, et ma veel midagi postitaksin, siis ainult head kommentaarid, palun. Mulle tundub, et see video on nii laiali. Nagu ma oleksin pidanud mingisugused bullet pointsid nagu kirjutama, millest rääkida. Aga ma ei teinud seda. Ja ilmselt ma ei rääkinud paljudest asjadest, millest ma tahtsin rääkida. Nii et kui teil on küsimusi, siis kirjutage need alla ja ma vastan teile kindlasti, sest et ma vastan kindlasti. Ma üritan. Ja andke siis mulle teada, kas te soovite näha seda videot minu nahahooldustoodetest, mida ma kasutan. Või ei soovi, või kui tahate näha midagi muud, siis andke teada. Ma ei ole kindel, kas ma saan või millal ma saan seda videot teha, aga võib-olla ma üritan kunagi. Ja sorry, kui see video oli mingi mega awkward. Ma nagu ei suuda kaamerasse vaadata. Ma ei oska rääkida. Ma katkestasin selle video nii mitu korda, sest ma ei osanud leida nagu mingit eestikeelset sõna enam üles. Ja ma ei taha seda öelda nagu oh my god, ma ei ela enam Eestis, ma ei oska enam üldse eesti keelt, ma räägin kogu aeg inglise keeles. Nagu ausalt, mul on kuidagi imelik tunne, nagu ma peaksin nagu kas mul aju ei tööta enam. See ei ole nagu uhke tunne, see on nagu ebameeldiv. Et miks ma ei oska oma emakeelt enam rääkida, miks ma nii nagu... Igatahes ma soovin, et sul oli hea päev ja et homne on veel parem. Ja kui sa vaeled millegi käes, siis ma loodan, et kõik läheb paremini, aga ära arva, et midagi muutub üleöö, anna sellele aega. Ja küll sa näed muutusi, kui sa oled võtnud samme selle ette, et oma olukorda parandada.